Mina olen Martin Länts, olen Bigbank Grupi juhatuse esimees ja rõõm on teid kõiki siin näha Bigbanka esimesel ametlikul majandusprognoosi esitlusel. Et kui siin mõnda ajalehte lugeda, siis ma saan aru, et osalesime ka eelmine aasta Postimehe ennustusvõistlusel ja mis puudutas seda, et mida siis arvavad makroanalüütikud sellest, kuidas majandusel läheb. Ja tuleb välja, et kõikidest universaalpankadest oli Bigbank siis oma ennustusega esimesel kohal. Küll jah, meie ette mahtus veel Rahandusministeerium ja üks teine finantsasutus, aga pankadest tuleb välja, et Bigbank vähemalt eelmise aasta näitel saab päris hästi aru sellest, et mida majanduselt oodata võiks. Võib-olla kahe sõnaga räägin teile ka Bigbankast meie praegustest tegemistest, siis saate kuulata Rauli majandusprognoosi ja lõpus anname mõned sõnad ka meie uuele Eesti äriüksuse juhile Arturile. Bigbank, ma loodan, et kõik teavad, aga kes ei tea, siis Bigbank on Eesti kõige rahvusvahelisem pank. Tegutseme kokku 9 riigis. Oleme siis Eestis kunagi Tartus asutatud 90ndate alguses. Tegutseme kogu Baltikumis ehk siis Läti, Leedu juurde, Soome, Rootsi, oleme ka Bulgaarias ja piiriülese tegevusega Saksa, Austria ja Hollandi turgudel. Mida siis võib-olla piiriülene tegevus panganduses tähendab, et kui Baltikumis, Skandinaavias ja Bulgaarias on meil ka füüsilised kontorid, siis piiriülese tegevusega Lääne-Euroopas tegutses ehk siis Saksamaa, Austria, Holland tähendab see seda, et sa ei või kohapeal omada filiaali, sa ei või kohapeal omada füüsilist kontorit või töötajat ja kõik need Saksa, Austria, Hollandi töötajad töötavad tegelikult siin samas majas ja teenindame siis oma kliente läbi virtuaalsete kanalite, sealhulgas kõnekeskus, internetipank ja muud sellised tööriistad. Ajalooliselt ma arvan, et kõik teavad Bigbanka sellest, et ta on olnud väga tugev tarbimisfinantseerija, seda nii heas kui halvas, aga see on väga kauge sellest, kus me täna oleme. Et kui vaadata seda tootepakkumist, mis siin slaidil on, siis tegelikult pakume me samasuguseid teenuseid nagu iga teine universaalpank. Jah, võib-olla mõned kasvuvõimalused on mõned investeerimistooted võib-olla puudu, ei ole meil oma pensionifondi, aga kui me räägime laenamisest, on ta siis eraisikul tarbimislaenud, on ta eluasemelaenud, on ta krediitkaarditooted, on ta arveldused või võimalus siis nii-öelda tellida oma internetipanka e-arve, on ta mobiiliäpp, on ta mobiilimakse, need kõik on tänaseks Bigbankal olemas. Ja samamoodi ka hoiustamisel pakume erinevaid tähtajalishoiusi, säästuhoiusi ja vaadates ka seda äriklientide poolt, siis äriklientide tootepakkumine on samamoodi märkimisväärne. Vahet ei ole, kas siis äriklient tahab arendada uut korterelamut Tallinnas, tahab ta finantseerida mõne ettevõtte ostu, soovib ta, on põllumees, soovib liisida endale näiteks uue traktori või kombaini, kõik on need asjad, mida teha saab ja võib-olla ka äriklientide vaates me ei ole selgelt väiketegija, et täna meie siis äriklientide kliendigrupi limiit on 50 miljonit eurot, mis tähendab nagu seda, et selle eest üks äriklient saab päris palju asju teha. Ja eelmise aasta siis 11 kuu seisuga, et kogu aasta tulemused avaldame veebruaris, aga kui me vaatame meie laenuportfelli, siis see ilmestab tegelikult seda muutust väga hästi. Et siin slaidil on näha, meie kõige suurem äriliin on tänaseks äripangandus. Peaaegu 1 miljard eurot. Teisel kohal on veel napilt tarbimislaenud ja kohe-kohe on tegelikult kodulaenu portfell ületamas siis meil grupi üleselt tarbimislaenu portfelli. Ehk siis reaalselt sellest kunagisest väiksest tarbimislaenu pakkujast on saanud suurpank.
ja vaadates seda laenuportfelli jaotust riikide kaupa, siis taaskord on jõudnud aeg sinna, kus Eesti on muutunud kõige suuremaks. Olid ka siin ajad, kui Eesti oli kuskil 4. positsioonil. Täna on kõige suurem laenuportfell meil Eestis, seejärel Leedus ja siis Läti. Ja miks ta nii on ikkagi seepärast, et see äri- ja kodulaenuportfellite kasv on toimunud eelkõige. Ja kiiret kasvu oleme siin aasta-aastalt jätkanud. Tänaseks oleme siis olukorras, kus Bigbanka varade maht on üle 3,1 miljardi euro ja selgelt tõenäoliselt, kes see numbrid paremini teab, oleme me näiteks kõvasti suuremad kui Coop Pank, mis tihtipeale võib-olla paljudele inimestele ei ole veel nii-öelda vähe jõudnud. Kui sa annad laenu välja, siis teisel poolel tavaliselt on hoiused. Kuidas Bigbank oma laenutegevust finantseerib, siis tänasel hetkel on see jätkuvalt läbi tähtajaliste säästu kogumishoiuste ja see portfell jaotub enam-vähem pooleks. Teine asi, mis siit slaidilt välja paistab, on see, et kui laenuportfelli mõttes meie valdav laenuportfell asub Baltikumis, siis hoiuseportfell asub Lääne-Euroopas. Saksamaa ja Holland omades suurimat osa meie portfellist. Ja võib-olla nii-öelda võib ka küsida, et mis on see nagu erinevus, et siin ka teiste Eesti pankade, on ta siis näiteks LHV või on ta Coop Pank puhul on olnud palju juttu platvormihoiustest. Siis Bigbanka erisus on see, et Bigbank platvormi hoiuseid ei kaasa. Ehk siis meie kaasame neid hoiuseid Saksa, Hollandi, Austria turgudel samamoodi otse, nagu me teeme seda Baltikumis. Meil on seal oma internetipank, meil on seal oma turundusvõrgustik, me teeme seal PR-kommunikatsiooni, ehk siis klient tuleb reaalselt hoiust võtma mitte kuskilt hoiuse platvormilt otsima, kus on parim pakkumine, vaid ta reaalselt tuleb Bigbankast hoiust või Bigbanka hoiust panema. Ja meie arvates on see väga suur tugevus, sest et me oleme seda teinud algusest peale, ehk siis enne juba 2010. aastat, kui me hakkasime seal hoiuseid kaasama, siis me hakkasime seda nii tegema ja see on võimaldanud üles ehitada väga lojaalse kliendibaasi. Teine asi, mis võib-olla nii-öelda Saksamaal ja Hollandil on inimestele tavapärane, on see, et nad kasutavad mitme panga teenuseid. Loomulikult on seal taustal ka nii-öelda see, et keskmiselt on sakslane või hollandlane jõukam. Tal on olnud pikem periood oma raha koguda, oma raha säilitada, mis tähendab ka nii-öelda seda, et paljudel inimestel on kogunenud oma säästudes üle 100 000 euro. Ja nagu me teame, siis Euroopas, sealhulgas ka Eestis, on hoiuse tagamise fond, mis tagab ühe kliendi 100 000 euro hoiused. Ja mis on väga tavapärane, ongi nii-öelda see, et ka Bigbanka hoiustaja, ka Saksamaal, ka Hollandis, hoiab nii-öelda meie juures alla 100 000 euro, sest see on ta väga nii-öelda kindel. Sisuliselt on see nii-öelda garanteeritud, et selle ükskõik, mis Bigbanka juhtub, saab see klient selle hoiusega tagasi. Aga ka nii-öelda minu arvates võib-olla Eesti mõttes on see koht, kus nii-öelda me rohkem võiks mõelda niimoodi, et pank on see. Pank ei ole enam nii-öelda mingisugune füüsiline kontor, kuhu ma pean kindlasti kohale jõudma. Ja mida see tähendab, et pank on su mobiiltelefon, tähendabki nii-öelda seda, et sul võib olla arveldused ühes pangas, laen teises pangas, ma ei tea, pension kolmandas pangas ja investeerimine hoopis võib-olla mitte kuskil pangas, vaid näiteks Lightyearis. Mis tähendab nii-öelda seda, et pank on sinu mobiiltelefon ja see on ka see, kus Bigbank täna läbi oma mobiiliäppi on olemas. Mis selle kiire kasvu toel võib-olla eristub nii-öelda teistest pankadest, on see, et kui me vaatame seda langeva Euribori keskkonda, siis panime siia tabelisse eelmise aasta avaldatud siis 9 kuu tulemused ja Bigbank on sisuliselt siin ainuke pank, kes 9 kuuga on oma kasumit suutnud kasvatada ja mitte ei ole langenud. Ja kust see tuleb, on kaks asja.
üks on see, et meie laenuportfelli kasv on jätkuvalt olnud kiire, ehk siis me oleme suutnud langevat intressitulu, mis siis Euriborist tulemas, katta läbi selle, et meie laenuportfelli jätkuvalt kiiresti kasvab. Ja teine on meie hea laenuportfelli kvaliteet, ehk siis vajadus teha vähem allahindusi võrreldes varasema perioodiga. Ja kuhu Bigbank edasi läheb? Et kui ma näitasin teile seda hoiuste slaidi, siis täna, mis on meie erinevus valdavate universaalpankadega, on see, et meie rahastamine sõltub eelkõige kogumis- ja tähtajalistest hoiustest. Mida me tahame muuta, on see, et see tegelikult koosneks nõudmiseni hoiustest, nii nagu on see teistes pankadest. Ja võrreldes teiste pankadega või üldse pangandusturuga, et mis on see revolutsioon, mida meie teha tahame, on see, et anda kliendile midagi tagasi. Kui me võtame täna ükskõik millise universaalpanga, olgu selleks Swedbank, olgu selleks LHV, olgu selleks Coop Pank, mis on reaalsus? Kliendile võib-olla makstakse kontol seisva rahast 0,01% intressi. Bigbank pakub 2%. Aga mida see LHV või Coop Pank või Swedbank teeb oma likviidsusportfelliga? Paneb selle Euroopa Keskpanka ja teenib selle eest 2%. Ehk siis oma kliendile maksab ta 200 korda vähem, kui ta ise selle raha pealt teenib. Meie näeme, et see ei ole mõistlik, vaid kliendile peaks ka midagi tagasi andma. Täpselt samamoodi, nagu me kunagi tulime tegema muutust kodulaenuturul, nagu me oleme teinud muutuse ärilaenuturul, täna me tahame teha selle muutuse arvelduskontode turul, ehk siis meie arvelduskonto klient saab oma kontol hoitava raha eest raha, me ei küsi tema käest tehingutasusid ja kohe oleme välja toomas ka kaardid, kus samamoodi meil tavapärased kuuhooldus ja muud sellised tasud puuduvad, ehk siis meie vaade on see, et kui pank sinu pealt teenib, siis peaks pank ka sinule maksma. Aga sellega võib-olla kõik minu lühikesest sissejuhatusest ja annaksin hea meelega sõna üle Raulile. Aitäh. Ja teeme siis juttu sellest majandusprognoosist ja ma alustan natukene kaugemalt, ehk lähen korraks maailma majanduse juurde, sest eks sealt, mis maailma majanduses juhtub, hakkavad juhtuma ka asjad Eestis. Ja ma tõmban pildi hästi laiaks kõigepealt, et kui me vaatame maailma suuri, siis siin on paar sellist trendi, mis võiksid meid natuke murelikuks teha eurooplastena, et täna veel vähemalt IMF-i prognooside järgi Hiina ei ole Euroopast mööda läinud 25 aasta tulemustel. Draghi raport küll väitis, et juba on läinud, aga IMF ütleb, et veel ei ole, sõltub ilmselt ka vahetuskursist ja valuutast, milles me seda mõõdame. Aga selge on see, et aastaks 2030 on Hiina selgelt maailma teine majandus. Kui me Euroopa Liidu kui tervikusid vahelt ära võtame, siis India on tõusnud kolmandaks ja Saksamaa on meil neljas. UK on siin jõudsalt kasvanud ja ütleme Euroopa Liidu riikidest on siis 10 seas Prantsusmaa, Itaalia ja Saksamaa. Aga kui vaadata nüüd neid protsente, kui kiiresti majandus on kasvanud, siis USA selle 2017-2025 jooksul on kasv olnud 7%, Hiina ka 7%, Saksamaal 4% ja kahjuks see tendents jätkub ka täna. Kui me nüüd vaatame seda üldist geopoliitilist tausta, siis maailm on jätkuvalt rahutu. Püüame ära arvata, mis on Donald Trumpi järgmine samm. Samas võib öelda, nüüd kui vaatame eelmise aasta andmeid, siis põhimõtteliselt on maailma majandustariifidega kohanenud paremini kui algselt kardeti ja neid kevadisi ja suviseid prognoose sügisel kõvasti korrigeeriti ülespoole. Samas muidugi riskid, ja nendest on ka päris palju majanduses räägitud, ei ole ju kuskile kadunud. Esiteks tariifide mõju, siis USA tollitariifide mõju USA tarbijale ei pruugi olla tänaseks üldse veel kohale jõudnud. Siin on erinevad põhjused, osaliselt on põhjused statistikas, et siin see avaliku sektori pikk streik
tekitas päris suure augu ka andmete kogumisse ja me tegelikult täna ei teagi päris täpselt seisu. Teiseks tehti palju oste ette ja neid põhjusi on veel. Kaks sellist mulli, millest palju räägitakse. Üks on siis AI buum, mis võib viia järjekordse suure mullini, mis omakorda, kui sellele tõesti peaks kaasnema väga tugev börsilangus, siis see toob kaasa kindlasti ka dollari nõrgenemise, mis Ameerika majanduse vaates ei ole positiivne. AI buumiga võrdselt on räägitud ka krüptorahade buumist ja Hiina kasvu küsimärgid, ehk siis probleem on selles, et kui jätkusuutlik on Hiina majandus, mis tugineb väga tugevalt doteeritud valdkondadele. Aga teistpidi, kuna ei ole hetkel näha, et poliitiline olukord Hiinas peaks muutuma, siis karta on või arvata võib, et need subsiidiumide poliitika jätkub ja loomulikult ka valuuta hoidmine kunstlikult madalal, mis soodustab Hiina eksporti. Täna just raporteeriti ka uudistes Hiina ekspordi rekordkasvudest. Nüüd võib-olla huvitav pilt on see, et kas me nüüd sellel aastal näeme mingisuguste oluliste trendide jätkumist või võib-olla isegi tekkimist. Venezuela sündmused pöörasid maailma pilgud korraks põhjalikumalt Ladina-Ameerika poole ja kui me vaatame, mis seal on poliitikas toimunud, siis me näeme, et seal on toimunud selge pööre paremale. Argentiina, Tšiili, Ecuador on valimistes ja pööre juba toimunud. Peruus ja Kolumbias on sellel aastal valimised. Venezuelas tegi Trump ise need sammud ära ja tegelikult kõige suurem küsimus on muidugi saab Brasiilias, sellepärast et Brasiilia täna on selgelt USA vastane ja pigem vasakpoolsete vaadetega, aga selline üldine paremale poole pöördumine on päris selgelt tajutav. Mis minule tuli üllatusena, selle fakti ma leidsin Financial Timesist, on see, et Financial Timesi andmetel on USA-st alguse saanud deregulatsioonide laine tabanud ka Euroopat, kuigi sellest ei ole meil väga palju räägitud, aga sealt ma need numbrid leidsin, et 2025. aastal võeti 75% vähem regulatsioone vastu 2024. aastal, et kas see on nüüd juba tuntav Ameerika mõju või on see juhukseks, seda näitab aeg. Globaalsed rändenumbrid, mida meil lõplikke veel selle aasta kohta ei ole, aga eelmise aasta kohta ka esialgsed vähemalt, mis meil on, näitavad selgelt, et globaalsed rändenumbrid on langustrendis ja siin taga on loomulikult üldine selline rändepoliitika karmistumine USA-s, aga mitte ainult, ka Euroopa mitmed riigid on oma rändereeglid karmistunud, võtame siin kas või näiteks Taani. Ja selline, ütleme mitte nüüd lühiajaline probleem, aga pigem selline keskpikem probleem on Euroopa võlakriisi teema, et on selge oht, et siit võib hargnema hakata lisaks kõrgele võlatasemele ja selle lahendamisele, sellele põhinedes just ka poliitilised kriisid, sest et me nägime, mis juhtus Prantsusmaa peaministritega, kui taheti avaliku sektori kulusid natuke vähendama hakata ja samas see võla kriitiline tase, seal üle 100% SKP-st on ju veel mitmes Euroopa riigis, Itaalias, Kreekas, Belgias ja Hispaanias. Nii et need on kõik ohutsoonis Lõuna-Euroopa riigid, võib-olla välja arvatud Belgia, mis tähendab, et seal see poliitiline võivad suured poliitilised segased tulla, kui nad tahavad jõudselt hakata nüüd võlakriisiga tegelema. Nüüd, kui ma vaatan globaalset vaadet numbrites, siis ma siin pikalt ei peatu, lihtsalt see, mida ma juba ennem tegelikult ütlesin, et kui kogu maailma majanduskasvuks kõige viimaste prognooside järgi on 3,1%, USA-s 2,1%, siis euroalal 1,2% ja Saksamaal ainult 0,6%, kusjuures Saksamaa prognoos on varasematega võrreldes kõvasti nüüd selle aasta alguses allapoole toodud, aga eks midagi rõõmsat ei ole ka Itaalias ja Prantsusmaal, siin kõrval on siis India ja Hiina 4,5% ja India 7,3%, ehk siis see lõhe nii-öelda nende riikide vahel, ehk siis eelkõige Hiina ja Euroopa Liidu vahel kasvab ja kasvab päris kiiresti. Mina siiralt usun tarbija kindlustunde indeksit, et see ei valeta.
keegi tahab minuga vaielda, siis me võime pärast selle teemal arutada pikalt. Aga kui me vaatame nüüd neid trende ja viimaseid muutusi, siis tegelikult see peegeldab päris hästi seda, mis majanduses toimub. Et Leedu on siin plussis juba pea 2 aastat ja vaadates Leedu majandusnumbrid ongi kõik päris ilus. Läti on nüüd hakanud päris jõudsalt tõusma siin eelmise aasta jooksul ja Eestis on see trend nüüd olnud siin päris pikalt langev, aga viimane ots siis sügise poolest on keeranud ülesse ja ma usun, et seda näitavad ka tegelikult meie viimase kvartali majandustulemused, et need keeravad ülesse. Kui me vaatame nüüd meie kaubanduspartnereid Euroopas, siis Rootsi on siin käinud üles-alla, praegu pigem on trend ülespoole, ega majandusnäitajad näitavad, et asjad liiguvad ülespoole. Soome, ütleme, on selline suht stabiilne ja see majandusseis ei ole väga helge. Saksamaa puhul me näeme pigem viimaste kuudel seda kindlustunde indeksi langust ja see on kindlasti ohumärk. Nii et nii tegelikult ka see majandus käitub nagu need kindlustunde indeksid ütlevad. Kui me vaatame nüüd Bigbanki riike, Saksamaa oleks võinud ka siia pildi peale veel panna, siis põhimõtteliselt selle aasta tulemust me näeme, et Eesti seis on suhteliselt vilets eelmise aasta, 2025. aasta andmeid. Soomel on suhteliselt vilets, Läti on nii ja naa, Leedul läheb päris hästi ja Rootsi on ka seal kuskil Leedu ja Läti vahel. Bulgaaria majandusel läheb suhteliselt hästi. Nii et eks need lõplikud numbrid selguvad, seda me teame, et Eestis on siis kõrge inflatsioon ja palgakasv on kõrge ja kindlasti see avaldab mõju ka nüüd järgmise aasta inflatsioonile, mille juurde me kohe tuleme. Nüüd Eestist rääkides, siis väga palju on räägitud sellest, et maksuküüru kaotamine jätab inimestele rohkem raha kätte ja see on selline positiivne efekt majandusele just eelkõige läbi eratarbimise kasvu. Samas unustame ära selle, et see jätab ka väga suur augu eelarvesse ja jooksvate kulude katteks tuleb võtta laenukoormus kasvab, mis iseenesest ei ole ju midagi halba, kui laenatakse selle arvelt seda raha majandus investeeritakse, aga täna Eesti probleem on selles, et me ei investeeri seda, vaid me kasutame seda jooksvate kulude katteks ja see on tegelikult probleem. Milles ma võib-olla olen natukene erimeelne võrreldes teiste prognoosijatega on palgakasvu numbrid, sest kui me vaatame avaliku sektori plaane, siis juba puhtalt eelarve seletuskirjast välja lugedes me näeme tööjõukulude kasvu 9,4% ja me teame, siin on päris selgelt välja hõigatud siin õpetajate ja päästetöötajate palgakasvud, aga ka teistes valdkondades avalikus sektoris palk kasvab. Nii et ma usun, see keskmine võib tulla seal vabalt kuskil 7-8% avalikus sektoris, mis tähendab, et see veab üles ka erasektori palgakasvu, sest erasektoris on kõrvalt vaadata, et avalikus sektoris palgad kasvavad ja meie jätame kõik nii nagu on. Et see kindlasti mõjutab ka erasektori palgakasvu, pluss selle aasta suhteliselt kõrge inflatsioon, sest teatavasti ju aasta alguses hakatakse palku läbi rääkima ja kui selle aasta hinnad kasvanud, eelmisel aastal hinnad kasvanud, siis loomulikult küsitakse palka juurde, see on ju elementaarne. Inflatsioon tuleb kindlasti madalam, kui oli eelmisel aastal, ma pean siis silmas selle aasta inflatsiooni, kahel põhjusel. Esiteks see käibemaksu tõus taandub inflatsiooni valemist kuskil peale juulit välja, teise poolaasta seest ta enam nagu hinnatõusule mõju ei avalda. Ja teine võib-olla isegi olulisem on see, et Statistikaamet on lubanud kohendada oma metoodikat ehk hakata hindama siis ka kampaania hindu, mitte ainult letihindu ja see peaks ka tooma selle hinna statistika natukene nagu päriselule lähemale. Suuri maksumuudatusi loodetavasti oodata ei ole ja hetkel ei oska ka keegi prognoosida, kui suur võib see aktsiisitõuste mõju olla piirikaubandusele. Kui me vaatame nüüd intressi määrasid ja nende prognoose, siis veel mõned kuud tagasi võis väga selgelt öelda, et siin on kaks vaadet, et suure tõenäosusega võivad tõusta või võivad langeda ja teine variant, et ei lange. Täna ma arvan, et vähemalt analüütikute poole pealt vaadates kahtlust ei ole, et intressid sel aastal ei muutu.
turud ootavad isegi kerget intressitõusu, aga selleks ma ei näe mingit olulist põhjust, sellepärast et inflatsiooni prognoos Euroopa Liidus on järgmiseks aastaks 1,92%, mis ongi keskpanga sihttase ja kui see on nii, siis ei ole Euroopa Pangal mingit põhjust neid intresse muuta. Nii et suure tõenäosusega me näeme ka aasta lõpus intressi vahemikus Euribori siis vahemikus 2,1–2,2%. See intressitase võiks tuua kaasa selle, et kinnisvaraturg elavneb ka ehitusturg kindlasti, aga nagu me vähemasti Eesti puhul kindlasti näeme ka seda, et väga suures mahus see ehitusturu aur läheb täna Rail Balticu peale, seal on väga suured lepingud taga ja kui palju jääb nüüd seda muu kinnisvara ja elukondliku kinnisvara ja ärikinnisvara jaoks on ise küsimus. Noh, sellest sissetulekute kasvus saavad täiendava impulsi jaekaubanduse siseturism. Majandus hakkab kasvama, aga teeb seda väiksemas mahus, kui me ootaksime, sest väliskeskkond taastub vaevaliselt ja just probleem ongi selles, et kui me võime öelda, et järgmisel aastal Leedul ja Rootsil läheb pigem hästi, Lätis samuti pigem positiivne olukord, siis Soome ja Saksamaa seis nii hea ei ole. Et kui me vaatame nüüd siin neid meie väliskaubanduspartnereid, siis siin üleval on Euroopa Komisjoni prognoosid Eesti puhul 2,1% majanduskasv, inflatsioon 2,8%, palgakasv 4,9% ja siin all on siis keskpankade prognoosid ja me näeme, et siin on väga suured vahed, et kui Euroopa Komisjon ütleb 2,1% ja Eesti Keskpank 3,6%, siis see peab kahekordne vahet ja ma pean siin ühinema isegi, ütleme, Rahandusministeeriumi ametnikega, kes selles intervjuus, kui see Eesti Pank oma prognoostiga välja tuli, olid natuke imestanud, et kuskohast need nii suured numbrid nüüd tulevad. Aga üldiselt me näeme, et keskpangad on optimistlikumad, siin Läti, Leedu võrdluses nüüd Euroopa Komisjoniga on suuremad numbrid, inflatsioon suhteliselt tagasihoidlik, palgakasv 5,4%, töötus 6,6%. Ütleme siis niimoodi, et kui ma nüüd panen meie enda prognoosi numbrid siia peale, siis meie vaates see majandus kasvab 2,3%, hinnad 3,2%, kuna töötuse määr on ütleme siis sellise pikaajalise keskmise töötuse määra lähedal, mis on meil seal kuskil 6,5% võib-olla, siis see tähendab, et ja hõive on Euroopa üks kõrgemaid, ma ei näe ühtegi põhjust, miks palgad ei peaks kasvama ja meie palga kasvuprognoos on 6% lähedal, ehk siis keskmine palk järgmise aasta lõpuks võiks olla kuskil 2230 eurot. See on siis kõrgem keskmiselt see palgakasvuprognoos kui teistel prognoosimajadel, kes täna on oma numbreid siin-seal avaldanud. Nii et ühtepidi inflatsiooni me näeme madalamana, sest et siin on teatud tegurid. SKP kasv on kindlasti madalam kui meie prognoosis kui keskpangal, sest et väliskeskkond ei ole väga kiiresti järele tulnud ja palgakasv on suurem. Nii et kindlasti palgakasv omab ka sellist positiivset impulssi inflatsioonile, ehk siis lükkab seda hinnatõusu tagant. Ja Euribori kohta juba nagu ma ütlesin, meie nägemuses siis aasta lõpu Euribor võiks olla kuskil 2,15%. Nii et see on lühidalt minu vaade siis või meie panga vaade siis sellele, mis juhtub maailmamajanduses ja mis võiks juhtuda ka Eesti majanduses ja ilmselt kuu lõpus me teeme ka täiendava pressiteate Balti riikide kohta tervikuna, kus me toome välja ka oma nägemuse Läti ja Leedu majanduse arengutest. Nii et sellega ma olen lõpetanud ja ma saan aru, et me praegu vist küsimusi ei esita. On nii jah, et annan kohe sõna edasi siis meie uuele juhile Artur Taavetile. Aitäh! Minu nimi on Artur Taavet. Mina olen Bigbankis olnud nüüd 22 aasta lõpust. Liitusin Bigbankiga turundusjuhi ametikohal. Eelmise aasta, nüüd juba üle-eelmise aasta algul sain enda hallata ka Bigbanki Eesti hoiusemüügi. Eelmise aasta keskelt hakkasin täitma Eesti äriüksuse juhi kohusetäitja rolli
ja alates 2. jaanuarist nüüd olen siis Eesti eriüksuse juht. Ma tahan teile täna rääkida lühidalt sellest, mis on valesti Eesti pangandusturul. Ja ma tahan rääkida sellest natuke teistmoodi võib-olla, kui ka eelkõnelejad rääkisid väga palju numbritest, siis mina tahan tuua just sisse turundaja vaadet. Kas te teate, mis on müügimehe ja turundaja erinevus? Kui müügimees tutvustab teile toodet, siis turundaja tutvustab ettevõttele klienti. Ja olles aastaid Bigbankile tutvustanud, milline meie panga klient on, siis sellest ma tahaksin suunata ka seda, kuidas ma toon välja need probleemkohad, mis meie pangandusturul on. Kõik ei ole loomulikult halvasti ja valesti, mõni asi on väga hästi ka. Hästi on see, et Eesti oma pangad on teinud piisavalt laiad tooteportfellid, piisavalt head pakkumised ja loovad järjest rohkem konkurentsi, mistõttu laenude intressid võiksid minna madalamaks, hoiuste intressid kõrgemaks ja tarbijad sellest ainult võita. Aga kus on palju arenguruumi? Turundajana ma tean, et keskmise inimese jaoks paistab pangandus väga keeruline. Ja kõik, mis on keeruline, seda ei julgeta muuta, selles valdkonnas ei julgeta järgmisi samme teha. Ja miks see nii on? See on sellepärast, et Eesti inimesed on panganduse valdkonnas infosulus. Meie reklaamiseadus sisuliselt luba finantsteenuseid reklaamida. Laenutoodete müük on reklaam on peaaegu täielikult keelatud. Me saame näidata ainult oma toote nime ja kõik. Me ei saa tingimusi mitte kuidagi klientile tutvustada. Mida see tähendab? See tähendab seda, et väikestel või väiksematel turuosalistel on väga keeruline kliendile selgeks teha, mille pärast nende pakkumine on parem kui sellel suurel välismaisel pangal, kelle juures nad aastakümneid juba on olnud. Ma tooksin ühe näite sellest ajast, kui ma meie turundust vedades viisin Tartu Ülikooliga koostöös läbi fookusgrupi intervjuud. Ja seal olid selles konkreetses fookusgrupis inimesed, kes pidasid ennast keskmisest raha targemaks. Inimesed, kes säästsid, rääkisid hoiustamisest waterfall meetodil. Inimesed, kes olid 50% klubis oma palga osas, mida nad siis uuesti teenima suunasid. Nad olid investorid ja nad pidasid iseennast väga informeerituks ja ka minu hinnangul olid väga informeeritud. Ja kui me näitasime neile erinevaid hoiuse pakkumisi Eesti turul, ilma selle ütlemata, millise panga omad nad on. Ja nad tegid oma valiku, kusjuures nad valisid tol korral ükshäälselt, milline on kõige parem hoiuse pakkumine Eesti turul. Siis kui me ütlesime neile, millistest pankadest need pakkumised pärit on ja küsisime, et kas nüüd on oodata siis, et te viite oma hoiused sinna panka, siis ma mäletan üks naisterahvas, kes oli väga jutukas seal olnud, jäi ühel hetkel niimoodi lauda vaatama ja ütles siis, et aga ma ei saa ju oma kodupangast niisama lihtsalt ära minna. Mis mu autoliisingust saab, mis mu kodulaenust saab? Inimestele on juurutatud mõte, justkui oleksid sa seotud ühe kindla kodupangaga elu lõpuni ja peaksid kõik tooted sealt võtma. Ja tänu sellele, et reklaam on piiratud ja inimesed hoiavad sellest kodupangast kinni, on sellest saanud selline ainus tõeallikas. Minul endal on hetkel kodulaenud väga lähedane teema. Järgmisest kuust on oodata mulle perelisa, mul on suuremat maja vaja ja olen just kogumas kodulaenu pakkumisi. Ja mida mina tean ja mida keskmine tarbija ei tea, on see, et Rootsi pangad suunavad eestlasi väga kitsastesse raamidesse. Nad peaksid eelistama A-klassi kinnisvara, mis oleks suurlinnade lähedal. Neil peaks olema laitmatu maksekäitumine, tore, kui nad töötaksid IT-s. Kõik detailid peavad olema täpselt paigas. Ja meie eelmise aasta tellitud Emori uuring näitas, et 60% klientidest võtabki pakkumise, kodulaenu pakkumise just, ja kodulaen on selline, kus võetakse kõige rohkem tavaliselt. 60% võtab selle ainult kodupangast. Ja ime pole, me teame, et kõige rohkem kontakte pika puuga pangandusteemadel, mida inimene üldse teeb, ei tule loomulikult reklaamidest, tuleb kodupanga mobiiliäpist ja internetipangast. Nii et nad saavad hoida inimesi mullis, suunata oma riskiisust tulenevalt inimesi sinna, kuhu nad ise soovivad ja väga paljud inimesed saavad kas negatiivseid või väga halbu laenupakkumisi. Ja
ime pole, eks ole, et Stockholmist vaadatuna ongi Vändra laenukõlbmatu, aga Bigbanki jaoks ei ole. Ja sellest tulenevalt on meie järgmise aasta väga tugev suund see, et nii kaua, kui see on seaduslikult lubatud, saab iga eestlane alati laenupakkumise Bigbankist. Meie ei hakka mingisuguseid lisapiiranguid seadma lihtsalt sellepärast, et meie leiame, et meie võiks oma portfelli hakata niimoodi nüüd kujundama. Loomulikult on see, et need inimesed, kes siis ostavad seda A-klassi kinnisvara, on need viielised, nemad saavadki väga hea pakkumise. Aga me ei saa ära unustada, et Eestis on elu väljaspool Tallinnat ja Tartut ka. Ja teine näide, mis tekitab see, mis tuleneb sellest, et info tuleb kõik ühest kohast, on see, et nad saavad luua uut reaalsust. Inimesed arvavad, et panganduses ongi alati nii. Ja müüa inimestele maha erinevaid pakette ja peita igasuguseid erinevaid teenustasusid nii hästi, kui nad oskavad. Tellisime just eelmise aasta lõpul Norstati uuringu ja küsisime inimeste käest, et kas te jälgite aktiivselt, milliste pangateenuste eest ja kui palju te teenustasu tegelikult üldse maksate. Ja 92% inimestest ütles, et nad ei jälgi seda. 92% inimestest. Isegi ei tea, mille eest ja kui palju nad oma kodupangale maksavad. Nii et kokkuvõttes selline mõiste nagu kodupank tuleks selle jaoks, et meie majandus läheks kasvule ja meie inimesed oleksid edukad tegelikult maha kriipsutada, ära unustada ja iga toode tuleks võtta sealt pangast, kus te saate parima pakkumise. Teine teema on see, et raha hind sõltub sellest, kes seda pakub. Ja see on väga huvitav. Minu varasem töökogemus tootmisettevõttest, kes müüs siis aekauplustes, oli selline, et tehas tegi toote, müüs selle poele, pood müüs selle kliendile. Kaubal oli alati hind. Ka rahaga ei ole nii. Inimene toob raha panka ja ei saa sellest mitte midagi vastu ja pank siis ajab selle edasi ja muudkui teenib. No, ma toon teile näiteks selle kohta ühe näite, et kui inimene soovib täna tarbimislaenu võtta 5 aastaks 5000 eurot. Kui ta selle tagasi maksab, siis ta maksab pangale tagasi keskmiselt ütleme 2500 eurot rohkem peale selle 5000, mis ta panka viis. Nüüd teine inimene tuli samal ajal panka, pani oma arvelduskontole 5000 eurot, hoidis seda seal 5 aastat. Ja täna teised universaalpangad peale Bigbanki maksavad sellele inimesele selle 5 aasta eest siis 2 eurot ja 50 senti. 1000 korda vähem. Ja ongi loodud selline uus reaalsus. Inimesed ei oskagi oma raha eest hinda küsida. Nad ei saagi mitte midagi selle eest vastu. Ja siit tulenevalt teine meie jaoks väga oluline suund uuel aastal on see, nagu ka Martin juba mainis, et meie pakume kõikidele klientidele arvelduskonto peal oleva raha eest 2%. Arvestame seda iga päeva keskmise summa pealt, mis kontol on. Väljamaksed on iga kuu lõpus. Ja kuigi suuremad turunduskampaaniad ootavad alles ees, siis esimesed katsetused eelmise aasta lõpus näitasid, et see väga kõnetab Eesti inimesi. Paar koostööd mõne Eesti influenceritega tõi meile juba aasta viimastel kuudel kuni 3000 uut klienti iga kuu. Ja meil ei ole veel debetkaartigi. 2 kuu pärast tõenäoliselt on meil juba olemas, võib-olla kiireminigi. Aga meil on täna väga mugav internetipank, mobiiliäpp, meil on püsimaksed, meil on e-arved. Kui me selle viimase killu paika saame, siis me saame anda endast parima, et läbi reklaamiseaduse rägastiku ikkagi inimesteni jõuda ja oma pakkumine kohale viia. See on minu poolt kõik. Suur tänu!